Rekvisiit sinna, kus ta peab olema, tõukekad, värgid, kõik möllud, eks? Mina olen Ervin. Mina tantsin Erviniga. Otsib lahemus. Siis sa nagu militarist tulnud päästa. No siis ma oleks pidanud oma selle augulise särgi võtma, see on... Ei, see saab auguliseks teha. Aitäh! Kui lähete välja, vaadake see Toomiga sul raudselt läinud praegu õitsema. Nii et tegite meil südamesoojaks ja teie see särts ja see jõud oli ka, see on teine, me oleme ka ühte teist teinud, aga teie see särts on parem natuke. Natuke vist olete nooremad ka, aga igatahes suurepärane ja me oleme väga-väga rõõmsad. Meil on üsna palju meie kammerkoori liikmeid siin ja ma arvan, et kõigile on samad tunded. Ja me täname teid, et te meile nii ilusa õhtu tegite ja loomulikult te võõratule Tiinale suur-suur aitäh, et sa nii tubli oled. Kui on võimalik, me alati tuleksime tagasi. Tänan. Väga lahe oli. Lõpes ka. Väga lahe oli. Väga kihvt asi. Kas lapsed õpivad koolis või näitlevad ainult? Õpivad ja näitlevad. Õpivad, väga tubli oli. Minu arvamus on küll, et väga meeldib. Mulle oleks ka meeldib, kui ma oleks vaadanud. Alles saabusin. Suur töö ära tehtud ikkagi. Mõtle, see on õppimise kõrvalt ikkagi teha ja see ei ole suur kerge teha. Muidugi noortel on see lihtne, see tantsimise värk on ikka väga viist. Liikumine, tantsimine. Nad olid siia kohanud ka selle järgi. Hea oli. Minule meeldis. Tantsud olid vägevad ja ma vaatasin, et lauljaid noori ma vaatasin, et nad on ikka nii julged. Nad on ikka nii julged oma häält ja kõike seda, et ikka hoopis julgemad, kui näiteks mõtled meie koori peale, et nad on ikka nii julged. Selles mõttes hästi julged. Ei, tubli, väga hästi. Mida sa tegid? Piitu! Ära peelu! Kus selline mõte tuli korraldada selline suur üritus? Mõte tuli sellest, et tegelikult Eesti Kooriühing korraldab täpselt samadel päevadel mudilaskooride festivali Mudifest, mis toimub Suure-Jaanis. Ja kui sügisel oli registreerimise aeg, päris pikalt oli antud see aeg mingi 1,5 kuud ja meie ennast 3. päeval kirja panime ja siis saime sellise kurva äraütleva vastuse, et kahjuks te ei mahtunud sisse, kuna lihtsalt soovijaid on nii palju. Siis olles lõpetajate puhkeruumis ja Mariale kurtes, et nii kahju, et lapsed juba nii lootsid, et saavad festivalile. Maria ütles, et aga teeme ise. Kui palju meie majja siis külalisi oodata on? No külalisi on nüüd oodata, kes tulevad väljastpoolt Rakveret. Ehk siis üle Eesti 360 ringis.
aga meie oma Rakvere lastega kokku on üle 450 laulja. Nii et pea 500, et saatjad ka tulevad juurde, on siis neid osalejaid festivalil. Et tegelikult on ju siia praegu haaratud palju toredaid inimesi, meie enda kooli õpetajad, kes aitavad ja väljast poolt muusikakoolist Kadri Mägi ja Epp Kruuse ja linnanoorte teatritrupp, kes tuleb lastele õhtul etendust etendama ja nii et inimesi on nagu palju, kes on haaratud. Meil on nagu 9 laulu, mida kõik need koorid on nüüd kodus harjutanud ja mis kõlavad siis laupäevasel lõppkontserdil algusega kell 16.00 Rakvere Linnuse Vabaõhulaval. Ja kõik need lauljad on jagatud 3 töögruppi, ehk siis Reaalgümnaasiumi töögrupp, Gümnaasiumi töögrupp ja Karmeli koguduse töögrupp. Ja koorijuhid Kadri Hunt, Kaie Tanner ja mina siis liigume ühest töötoast teise ja harjutame lastega siis just parasjagu neid laule, mida meie juhatame mitte laulupeol, vaid festivali lõppkontserdil. Ja selleks, et lastel oleks ka vaheldust, on siis nii-öelda võimalus antud käeliseks tegevuseks vahepeal või siis natuke niisuguseks mänguliseks tegevuseks, mida juhendab Kadri Mägi, niisuguseks folkloorseteks mängudeks, tantsudeks. Linnakodanikud on kõik väga palutud ja oodatud ja tuleb tulla kohale ja lunastada sissepääsu kava, mis maksab 3 eurot, aga selle sama kontserdi sissepääsu eest on ka võimalik muuseumi külastada. Nii et see on väga soodne võimalus, kutsun kõiki peale kontserti käia ka muuseumis. Ja ettekandele tulevad siis nii Eestis juba võib-olla tuntud laste heliloojate Piret Ripslaulu, Juhan Trumbi lood, kui meie enda Rakvere heliloojate Jaanus Nurmo ja Peep Pihlaku ja Toomas Rannu teosed, sest Peep Pihlakul ei ole mitte ainult laulud, vaid on ka bändilood. Ja oleme ka seda kava vürtsitanud natuke sellise Ladina-Ameerika poolega, ehk meil on mitu lugu sellised rütmikad, üks Aafrikast, teine niisugune Ladina-Ameerika rumba, küll Alpidest, ja nende laulude saate ansambel on Rajaotsa kõlapilli ansambel ja Rajaotsa muusikakool on meil väga hea koostööpartner ja nad esinevad ka eraldi ja just selliste rütmikate lugudega. Nii et selles mõttes on seal kõvasti vaheldust peale selle meie enda poistebänd Tuli, saadab 4 laulu ja mängivad ka iseseisvalt. Nii et seal on nagu vaheldumisi lastelaulu ja niisugust väga temperamentset pillimängu. Nii et ma arvan, et igav seal küll ei hakka. Väga meeldiv, et meil on olnud suurepärane koostöö Virumaa muuseumitega ja kõik need omavahelised kokkulepped ja kõik see ettevalmistus on sujunud väga hästi. Nii et Rakvere Linnus ja Virumaa muuseumid on meil üks esimesi koostööpartnereid siin peale Eesti Kooriühingu, kes andis ka tegelikult oma toetava õla alla pani. Ja muidugi siinkohal tahan väga tänada ka Kultuurkapitali, kes meid rahaliselt toetas, nii et aitäh Kultuurkapitalile. Laulge kõik kaasa! Tere, mina olen Kristiina. Mina olen Melissa. Ja mina olen Elina. Saame sõpradeks? Jaa! Yes! Aga vaadake seda tüdrukut sealt, ta tundub nii kurb ja üksi. Äkki lähme tema juurde? Lähme. Tšau! Sa tundub nii üksiksi. Me tulime sinu juurde. Minu nime Melissa. Mina olen Anna. Mina olen Kristiina. Ja mina olen Elina. Nii tore, et teiega tutvusin. Me teame, et see on mitte kedagi. Ja see on tõesti tore. Äkki lähme kõik koos näitima? Lähme! Jee!
taskus, sest et mul on vuti taskus. See on juba väga hea. See on juba väga hea. See on tõesti väga hea. See on tõesti väga hea. See on lausa väga hea. Väga hea. Please don't stop the music. Please don't stop the music. Näe sea! Sõu, tee siin! Kus Milku on? Ma ei tea. Näe, vaadake, ta on seas. Tšau! No ma jõudsin ka lõpuks kohale. Hakkame siis minema. Kuulge, teate, ma kuulsin, et koolis kummitab. See on 4. korrusel vetsude juure. Ei või olla. Ma kuulsin täpselt sama asja. Seal pidi seisma mingi mustas mantlis mees. Jaa, ja tal pidi olema puujalg. Mina ei usu seda. Kummitus ei ole olemas. Ära usu, kui ei taha. Meie lähme. Oodake mind ka. Sinna suurele mäele, see on jumala hea mägi, ma ükskord käisin seal. Ei, ma kardan, lähme ikka sinna väiksemale. Jaa. Mina olen esimene. Mina olen teine. Nii, anna. Okei. Kas lähme? Õnda. Ei! Tulge! See on nii ilad mägi. Lähme ikka sinna Kallemäele. No lähme, nüüd ma juba julgen ka. Jah, tulge! Esimesena. Okei, ma lähen. Kuule, ma helistan sulle pärast tagasi. Teid ei ole nii ammu näha olnud. Kas teid läinud? Minul läheb väga hästi. Mul on kodus 20 tütar. Me võiksime uue tassi küsida. Samas sai. See oli 10 aastat tagasi. No mul läheb ka päris hästi. Olen hetkel töötu, aga minu mees on suureks abiks. Ja on hea, see on lastel kodus olla. Mul on ka teile rõõmu sõnumeid. Meil on teile väikest isa. Tõesti. 6,5 kuu pärast. Mul veel laps ei ole, aga keskendun karjäärile. Nagu alati. Jällegi. Võin käed lendama, sest te olete siin ja mina olen ka.